Selle muruniiduki liigutamiseks pean sellele jõudu rakendama, kuid oluline on ka märkida, et jõud mõjub vastu ka mulle endale. Seda saan näidata, kui proovin muruniidukit lükata ilma end toetamata, näiteks seistes ühel jalal. Te võite seda tunda Newtoni 3. liikumisseadusena, mille kohaselt igal mõjul on võrdne ja vastassuunaline vastumõju. Rakendades Newtoni 2. liikumisseadust, mille kohaselt jõud võrdub massi ja kiirenduse korrutisega, saame välja arvutada iga objekti suhtelise kiirenduse. Kui me eirame kõiki hõõrdejõude, näiteks muruniiduki rataste ja maa vahel olevat hõõrdejõudu, ning kui muruniiduki mass oleks sama, mis minu mass, siis kiirendaksime mõlemad sama kiirendusega vastassuundades. Niipea, kui mu käed lahkuvad muruniiduki juhtrauast, lõpeb meie vaheline jõud ja samuti lõpeb kiirendus mõlemas suunas. Aga meil mõlemal on lõppkiirus, millega liigume vastassuundades. Ja me saame tegelikult meievahelise suhtelise kiiruse välja arvutada, kasutades impulsi jäävuse seadust. Impulsi arvutame korrutades objekti massi selle kiirusega ja rakendades selles näites impulsi jäävuse seadust, saame öelda, et muruniiduki lõppimpulss on võrdne minu lõppimpulsiga. Nüüd, ma tean oma massi, nii et ma saan tegelikult arvutada kiiruse, millega mind tagasi lükatakse, sõltuvalt sellest, kas ma kasutan väga rasket objekti, nagu see muruniiduk, mis liigub väga aeglaselt, või väga kerget objekti, mis liigub väga kiiresti, näiteks kui tulistan kuulipüssist. See impulsi jäävuse seadus kehtib ka pöörlevate objektide puhul, näiteks selle ratta puhul. Nüüd, sellel rattal on võrreldes minuga väga väike mass, nii et ma peaksin seda väga suure kiirusega pöörduma panema, et anda sellele piisavalt impulssi, antud juhul nurkimpulssi, kuna see pöörleb, et anda endale piisavat impulssi, et pöörleksin vastassuunas. Siiski peaks sellest piisama, et ma vähemalt tasakaalu kaotaksin. Olgu, see näide oli üsna halb, nii et ma arvan, et pean minema ja ehitama katsestendi, et seda natuke paremini selgitada. Nüüd töötavad reaktsioonirattad täpselt samamoodi nagu see jalgrattaratas. Kuid nagu ma mainisin, kuna jalgratta mass oli väga-väga väike ja minu kehakaal palju suurem, peaksin ratast väga-väga kiiresti kiirendama, et oma kehakaalu vastassuunas liigutada. Nii et ma olen siin teinud väikese katseplatvormi, et anda parem näide, kuidas reaktsioonirattad töötavad. Siin näete rasket alumiiniumketast, mis on kinnitatud elektrimootori võlile ja see omakorda on kinnitatud selle sinise plaadi tagaküljele. Nüüd on see sinine plaat ja kogu see konstruktsioon siin kinnitatud pöördteljele, mis on tasakaalus, et simuleerida satelliiti kosmoses või drooni õhus. See ei taha oma praeguses olekus ise tagasi tasakaalu asendisse pöörduda. Nüüd, kui ma rakendan sellele elektrimootorile pinget, paneb see ratta pöörlema selles suunas, mille määrab see, kuidas mootor on ühendatud. Ja see suurendab selle ratta nurkimpulssi. Ja kuna nurgimpulss peab säilima, omandab ka see sinine plaat nurgimpulssi. Nii et näiteks, kui ketas hakkaks pöörlema päripäeva, hakkaks sinine ketas pöörlema vastupidises suunas, vastupäeva. Nüüd, ma ei ole seda lihtsalt otse aku ja lülitiga ühendanud. Selle asemel olen selle plaadi tagaküljele pannud mõned gyroskoobid ja kiirendusmõõturid, mis peaksid panema plaadi end ise loodi sajama, kusjuures see valge padi on plaadi ülemine osa. Nii et kui ma paneksin selle sellise nurga alla, peaks see proovima ratast teatud suunas pöörata, et see vahtpädi jälle ülespoole tõuseks. Nii et ühendame selle vooluvõrku ja vaatame, kas see testseade töötab. Hästi, see on ühendatud ja ma panin selle teatud nurga alla, nii et see peaks suutma end ise korrigeerida. Nii, valmis. See tõstis valge padja tasemele. Nüüd on ratas peatunud, sest ta ei pea enam sellele sinisele padjale nurkimpulssi andma, kuna see on seal, kus ta olema peab. Mis selle testseadme juures veel huvitav on see, et kui ma avaldan sellele sinisele plaadile välisjõudu, siis gyroskoobid ja kiirendusmõõturid tuvastavad selle ning pööravad ratast selles suunas, kuhu ma lükkasin, et kogu nurgimpulss endasse võtta. Proovime seda järele. Kas naskib seda? See pöörab mootori kindlas suunas, et püüda selle sinise plaadi pöörlemist endasse võtta.
oluline on teada, et reaktsioonirattad võivad muutuda niinimetatud küllastunuks, mis tähendab, et mootor ei suuda enam kiiremini pöörata ja seetõttu ei saa ta ratast enam kui praeguse pöörlemiskiiruse võrra kiirendada. See on suur probleem satelliitide puhul ja ma arvan, et see võib olla probleem ka selle drooniga. Kui ma viin selle tagasi horisontaalseks, peaks mootor seisma jääma. Nüüd on mul 2 ratast. See oli reaktsiooniratas, mis oli kinnitatud katsetusplatvormile ja see ratas kinnitatakse drooni külge. See esimene ratas kaalub 194 grammi ja see teine kaalub 85 grammi. See tähendab, et see kaalub alla poole esimese ratta kaalust. Kui minu tagasi selle lineaarse impulsivalemi juurde, mida ma mainisin selle video alguses, kus mass korda kiirus võrdub impulsiga, siis see viitaks sellele, et sellel rattal oleks palju suurem impulss kui sellel rattal, kui mõlemad töörlevad sama kiirusega. Aga ma arvan, et me peaksime hoopis vaatama nurkimpulsi valemit. See on nurgimpulsi valem. Selle asemel, et olla mass korda kiirus, on see tegelikult inertsusmoment korda nurkkiirus, mis näitab, kui kiiresti see pöörleb. Aga kõige olulisem osa on inertsusmoment. Kui me rakendame sellele impulsijäävuse seadust, siis saame öelda, et drooni inertsusmoment korda drooni pöörlemiskiirus on võrdne ratta inertsusmomendi korda ratta pöörlemiskiirusega. Põhimõtteliselt tahame me nüüd maksimeerida drooni pöörlemiskiirust, et meil oleks drooni üle täielik asendikontroll. Ja seda saame teha kas drooni inertsust vähendades või ratta nurkimpulsi suurendades, kas siis ratta inertsust või selle nurkkiirust suurendades. Nüüd ei saa me nurkkiirust rohkem suurendada, kui elektrimootor ette näeb, sest see pöörleb ainult maksimaalse pööreteni minutis. Nii et põhimõtteliselt töötame me ratta ja drooni inertsusega. Seega, et see oleks võimalikult suur, peame kasutama väga suure inertsiga ratast ja väga väikese inertsiga drooni. Räägime nüüd ratta inertsist. Ketta või rõnga inertsimomendi arvutamiseks kasutatakse järgmisi valemeid. Nagu näete, on sellise tahke ketta puhul, nagu see esimene reaktsiooniratas, valemiks pool mr ruudus, mis tähendab pool korda selle mass korda raadius ruudus. Rõnga puhul, mis on sarnane sellele, kuid ilma kodarate ja keskosata, on inertsimoment mass korda raadius ruudus. Nii et kui need 2 objekti oleksid sama massi ja sama raadiusega, siis rõngal oleks 2 korda suurem inertsimoment kui kettal. See tähendab põhimõtteliselt seda, et raadius mõjutab inertsimomenti rohkem kui mass, sest raadius on ruudus. Nii et kui sa kahekordistad raadiuse, siis see on sama, mis korrutada see 4-ga. Kui sa aga kahekordistad massi, siis see on lihtsalt sama, mis korrutada see 2-ga. Nii et see täisketas, kuigi see kaalub kaalub üle 2 korra rohkem kui see ketas, on neil tegelikult võrdne inertsimoment. Nüüd, kuna see on veidi keerulisem kuju kui lihtsalt lihtne rõngas, siis ma kujundasin need 2 ketast oma CAD-programmis. Ja kui ma vaatan CAD-programmi arvutusi, siis saan tõestada, et neil mõlemal on sama suur inertsimoment. Mida see siis selle projekti jaoks tähendab? Siin on mul 2 reaktsiooniratast, mõlemal on sama inertsimoment ja kui need ühendada sama elektrimootoriga, saavutavad nad sama nurkkiiruse. See tähendab, et mõlemad suudavad droonile anda sama palju nurgimpulssi. Aga see ratas kaalub poole vähem kui see ratas. See mitte ainult ei vähenda drooni üldist kaalu, sest see on ilmselgelt palju kergem, vaid loodetavasti suurendab ka drooni lennuaega. See võimaldab drooni kasutada ka palju väiksemaid mootoreid, et tõsta seda ratast, mitte seda ratast. See vähendab seega drooni inertsust, mis aitab samuti suurendada drooni nurgakiirust. Nii et mitte ainult ei ole me hoidnud inertsust samana, vaid oleme suutnud drooni inertsust vähendada, mis, nagu ma varem mainisin, on väga oluline nurgakiiruse suurendamiseks ja seega drooni kontrolli all hoidmiseks. Ma arvan, et on aeg hakata seda drooni ehitama.
Enne kui ma selle reaktsiooniratta drooni ehitamise lõpetan, tahan ma rääkida mõnest komponendist, mille olen valinud reaktsioonirataste juhtimiseks. Siin näete 2 harjadega mootorit, mis on paigaldatud teineteise suhtes risti 90-kraadise nurga all ja nende mootorite väljundvõllidele kinnitatakse reaktsioonirattad. Need rattad võimaldavad juhtida rulli ja pitch telge ning ma ei kasuta pöördtelje jaoks ratast, sest kavatsen seda teha propellerite aerodünaamilise juhtimise kaudu. Olen otsustanud kasutada harjadega mootoreid kaasaegsemate harjadeta mootorite asemel, sest harjadeta mootoreid on väga raske juhtida väga madalatel pööretel minutis. Nad vajavad kas mingisugust enkoodrit või halliefekti andurit, et teada rootori täpset asendit. Samuti on väga raske muuta harjadeta mootori pöörlemissuunda sujuvalt. Kuigi drooni kiiruskontrollerid suudavad muuta harjadeta mootori pöörlemissuunda, tehakse suuna muutmisel tavaliselt väga järsk pidurdusmanööver ja väga järsk kiirendusmanööver. Ja ma arvan, et see põhjustab reaktsioonirattaga probleeme, kui droon on õhus. Harjamootori puhul saab lihtsalt muuta pinge ja voolu suunda ning see aeglustab mootori pöörlemist ja kiirendab seda sujuvalt teises suunas. Teine põhjus on see, et neil mootoritel on reduktor, mis tähendab, et reaktsiooniratas saab mootorilt palju pöördemomenti ilma liiga kiiresti pöörlemata ja see aitab vältida igasuguseid gyroskoopilisi probleeme. Nende harjamootorite juhtimiseks on mul siin allosas mootoridriver. Mootoridriver suudab juhtida mõlemat mootorit, mis on üsna mugav. Ja seda juhib see Arduino Nano. Selleks, et see Arduino Nano teaks, kummale poole mootoreid pöörata drooni juhtimiseks, on mul tavalise drooni lennukontroller, mille olen programmeerinud andma välja servojuhtsignaale, mida Arduino Nano suudab lugeda. See lennukontroller sisaldab gyroskoope ja kiirendusmõõtureid, nii et see suudab tuvastada drooni igasuguse liikumise. Ja ma saan drooni liikumist juhtida ka vastuvõtja ja raadiosaatja abil. Nii et kui ma ühendan aku sisse, peaksime nägema, kuidas kõik tuled põlema lähevad. Ja see peaks kohe töö valmis olema. Nii, valmis. See tähendab, et mootorid on kõik pöörlemiseks valmis. Ja kui ma kallutan drooni, peaks üks mootoritest käivituma. Kui ma kallutan seda selles suunas, peaks see mootor tööle hakkama. Nii et see mootor pöörleb. Ja kui ma kallutan seda teistpidi, hakkab teine mootor pöörlema. Nüüd saan ma siia ka oma raadiopuldi panna ja juhtides suunda oma juhtkangidega, mis tähendab, et ma saan drooni õhus juhtida. Nii et nüüd ma tean, et gyroskoobid ja kiirendusmõõturid töötavad koos Arduinoga, et juhtida reaktsiooniratta mootoreid. Ma arvan, et on aeg mootorid kokku joota, et see asi õhku tõsta. Võib-olla mõtlete nüüd, Tom, miks sa üritad drooni reaktsiooniratastega juhtida? Droonid lendavad ju niigi väga hästi. Ausalt öeldes pole mul õrna aimugi. Mulle tundub reaktsiooniratta taga olev füüsika koos kogu selle impulsi jäävusega päris huvitav. Ja kui see droon ei lenda, siis on see lihtsalt suur aja ja raha raiskamine. Ja isegi kui see droon ei lenda, olen ma vähemalt midagi õppinud ja loodetavasti ka sulle midagi õpetanud. Ma siiski väga loodan, et see asi tõesti lendab. Nii, ma tean, et see näeb ikka veel rohkem välja nagu jõulukaunistus kui droon. Seega riputasin selle laest üles, et proovida häälestada mõningaid lennukontrolleri parameetreid. Kui ma selle laest üles riputan, vabastan ma põhimõtteliselt ühe telje. Antud juhul on selleks rulltelje reaktsiooniratas. Ja ma saan tegelikult simuleerida, mis juhtuks, kui ma sellele välise jõu rakendan ning kas reaktsiooniratas reageerib. Mitte ainult seda, vaid ma saan seda ka oma raadipuldiga juhtida ja panna selle pöörlema. Vaata, ma suudan teha üsna täpseid täisringe. 90-kraadiste sammudega. Ja et mul on selle telje üle üsna hea kontroll.
Nii et reaktsioonirattadroon on nüüd valmis ja loodetavasti näeb see nüüd veidi rohkem drooni moodi välja kui varem, kui propellerid olid peal ja all. Mis puudutab selle drooni juhtimist, siis reaktsioonirattad juhivad kallettelge ja rulltelge. Pöörtele juhtimiseks kasutan nende propellerite diferentsiaalset tõukejõudu. Propellerid pöörlevad vastassuundades, et hüljudes vältida pöördemomendist tingitud pöörlemist. Ja pöörtele juhtimiseks üks propeller kiireneb ja teine aeglustub. Seejärel loodetavasti tekitab pöördemomendi erinevus drooni õhus pöörlemise. Põhimõtteliselt juhitakse kogu seda süsteemi muutes objekti, näiteks propelleri või reaktsiooniratta pöördemomenti. Laen aku täis ja siis arvan, et oleme valmis proovilennuks. Panin drooni sillutuskivile, et propeller ei puutuks muru ja et see oleks täiesti loodis. Kui see poleks täiesti loodis, prooviksid reaktsioonirattad seda tasakaalustada ja võivad juba enne õhkutõusu küllastada. Proovime seda uuesti. Ja uuesti. Ei. Aeg natuke parandusi teha. Nii et ma tegin mõned muudatused peale lihtsalt vanade katki läinud propellerite vahetamise. Mingil põhjusel on kallutusreaktsioonirattal palju vähem pöördemomenti kui pööramisreaktsioonirattal. See on tõesti kummaline, sest ma ostsin need samalt tarnijalt ja need on samade näitajatega mootorid. Mõlemad on mõeldud samale pöörlemiskiirusele ja ka sama ülekande arvuga. Aga mingil põhjusel on sellel siin palju rohkem takistust või pöördemomenti kui sellel teisel. Ma ei ole kindel, kas sellel on erinev ülekandearv või erinevad magnetid, aga ma olen seadistanud lennukontrolleri sees sätted nii, et see ratas pöörleks nüüd kiiremini kui varem. Ma olen ka aku vahetanud kõrgema pingega aku vastu, mis annab mootoritele rohkem jõudu ja ka kõrgema maksimaalse pöörlemiskiiruse, mis peaks aitama reaktsioonirataste küllastumist veidi edasi lükata. Et seda akuut tasakaalustada, olen siia jalale lisanud pliikangid ja minu plaan järgmiseks lennuks, mul ei ole enam eriti palju propellereid alles, on lihtsalt proovida see võimalikult kiiresti õhku saada ja siis vaadata, kas reaktsioonirattad suudavad juhtimise üle võtta. Ma arvan, et kui ma veedan liiga palju aega maapinnal, siis reaktsioonirattad üritavad maapinnaga võidelda, et seda kallutada ja pöörata ning see viib lihtsalt selleni, et need saavad külastatud juba enne, kui see üldse õhku tõuseb. Võtame selle siis uuesti testlennule. Järgmised paar katsetust ei paistnud palju paremad olevat. Aga siis vaatasin selle lennu aegluubis salvestust ja sain aru, et droon pöörles oma vertikaaltelje ümber. Seega suurendasin vertikaaltelje PID väärtusi ja proovisin uuesti. Vertikaaltelg tundub nüüd paigal püsivat ja ma arvan, et oleme edule üsna lähedal. Või võib-olla siiski mitte. Aga siis juhtus see. Aegluubis on selgelt näha, kuidas reaktsioonirattad üritavad drooni asendit hoida ja need ei pöörle sugugi nii kiiresti, et probleemiks oleks reaktsioonirataste jõudmine maksimaalse pöörlemiskiiruseni.
Kuigi see 8-sekundiline lend oli edukas, lõppes järgmine lend päris järsu allakukkumisega, mis lõppes ülemise mootori kinnituse purunemisega. Nii et kuna selle propelleritega reaktsioonirattaga CubeSat-trooni lõpp paistis juba silmapiiril, oli aeg viimaseks katsetuslennuks. Nüüd on aeg see projekt kokku võtta. See on olnud üsna pikk projekt ja ka üsna pikk video. See lõppes lõpuks selle ülemise mootori kinnituse hävimisega ja viimane kokkupõrge suutis ka mõlemad reaktsioonirattad mootorite võllidelt lahti lüüa. Nendes jalgades on mõned praod ja ma arvan, et raam on tegelikult ka siit küljend katki läinud. Nii et see vajab kindlasti parandamist, kui ma tahan seda uuesti proovida. Nagu ma videos varem mainisin, kasutan reaktsioonirataste juhtimiseks harjadega mootoreid. Ja pöördemomendi juhtimiseks ratastele muudan ma mootori kaudu antavat voolu. Nüüd on selle juures probleemiks see, et pöördemomendi väljund ei ole alati vastavuses voolu sisendiga. Tegelikult, kui reaktsioonirattad pöörlevad aeglaselt, võivad mootorid anda välja väga suure pöördemomendi. Aga kui mootorid pöörlevad kiiresti, näiteks kui see on juba teatud nurga all ja peab taastuma, siis pöördemoment väheneb oluliselt, kui ratas on kõrgetel pööretel. Seega tegelik pöördemomendi väljund ei ole lineaarne ja see teeb parameetrite häälestamise lennukontrolleris väga keeruliseks. Sest lennukontroller arvab lihtsalt, et ma pean selles suunas jõudu rakendama, et see sinna suunda saada. Ja sa pead eelnevalt määrama, kui palju jõudu tuleb rakendada. Aga kui väljundjõud ei ole konstantne, on seda väga raske kompenseerida. Põhimõtteliselt on sellele siiski lahendus olemas. Mõned harjadega mootorid on varustatud enkoodritega ja ma arvan, et see on ainus viis selle lahendamiseks. Nii et põhimõtteliselt programmeerin Arduino nii, et see mõõdaks mootori pöördeid minutis. Ja siis selle asemel lihtsalt muuta mootori pöördemomenti voolu suurendamisega, saan ma põhimõtteliselt arvutada mootori kiirenduse ja seejärel rakendada vajalikku voolu, et proovida seda kiirendust saavutada. Nii et selle asemel, et ratta kiirendust juhiks lihtsalt vool, mõõdetakse seda tegelikult ja juhitakse suletud tagasisideahela abil. Ja ma arvan, et see on ainus viis saavutada rataste pidev impulsi muutus. Ma võiksin veel rääkida võimalikest lahendustest ja täiustustest, mida ma oleksin pidanud selle projekti juures tegema. Aga ma lõpetan selle video siin. Tahaksin teid väga tänada vaatamise eest. Tahaksin tänada 3D Prints Filamenti selle osa sponsoreerimise eest. Ja tohutu tänu kõigile minu Patreoni toetajatele. Teie teete need videod võimalikuks. Üks kiire märkus, ma ei hakka vähemalt järgmise kuu või 2 jooksul iganädalasi videoid tegema. Ma töötan endiselt täiega projektide kallal, aga mul on mõned veidi suuremad projektid käsil. Ma üritan ka mõned rattaprojektid valmis saada. Nii et ma kavatsen veidi rohkem aega pühendada pikemate videoprojektide tegemisele ja laen need üles siis, kui need on valmis, selle asemel, et kiirustada välja esimese ja teise osa videoid. Olge kannatlikud, kui ootate iganädalasi videoid. Vabandan, ma panen selle lihtsalt järgmise kuu või 2 jooksul pausile. Võib-olla. Aga jah, kui teile see video meeldis, oleksin tänulik, kui paneksite sellele pöidla püsti. Kui oled minu kanalil uus, siis palun vajuta allpool tellimise nuppu. Ja kui sulle see video meeldis, oleks tore, kui saaksid seda oma sõpradega jagada, kui neid huvitavad reaktsioonirattad, satelliidid või kui nad mängivad Kerbal Space Programmi. Just sealt see idee mul algselt tuligi. Nii et jah, ma võitsin lõputult rääkida. Aitäh veel kord vaatamast ja kohtume järgmises videos. Head aega!